Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist rallisõbrad! Kataloonia rallil on läbi esimesed 6 kiiruskatset ja tegelikult pidime ju seda õhtut siin tähistama tordiga, šampusega, tähistama Ott Tänaku sünnipäeva. Ilmselt ta isegi pidi täna õhtul tähistama, aga suureks tähistamiseks ei lähe. Hoopis oleme natukene leinas isegi, sest Ott Tänaku ralli lõppes paraku 4. katsel väljasõiduga. Rallit juhib Thierry Neuville, Elfyn Evansi ja Sébastien Ogier ees. Mis täpsemalt juhtus ja millised need seisud nüüd meil siin punktitabelis on? Meil on Jaan Martinson hotelli juba jõudnud, sest meediaalas pole enam suurt midagi teha. Jaan, mis siis toimus? Mis juhtus? No eks juhtus see, nagu on siin viimastel asfaltirallidel ja rallidel üldse juhtunud, et Ott Tänak ei saa ikkagi selle auto seadistamisega hakkama. No, kui ma lõunapausil ju küsisin temalt, et mis seal taga on, mis on probleemid, sest ta ju esimesed 3 kiiruskatset oli ka üsna kesine ja teisel katsel tegi üsna tõsise spinni ja mille peale ta ütles, et ma ütlesin, et Kataloonia ralli sulle nagu sünnipäevakink ei tee, siis ta hakkas selle peale naerma, ütles, et kingitus on see, et me praegu just siin oleme, et mis tähendab seda, et ega ta oleks võinud seal teisel katsel ka välja sõita ja küsisin ka, et milles probleem, et kas seadistust ei saa paika ja siis ta ütles, et nii oleks vist kõige lihtsam öelda ka, aga tegelikult eks võibulla rallimehed oskavad täpsemalt öelda, mis seal probleemid on, aga selge see, et keegi laias laastus neid probleeme ei räägi, et muresid, et mis seal on alajuhitav, ülejuhitav. Lihtsalt on see, et see auto on ehitatud puhtalt Thierry Neuville'i jaoks ja Neuville on kas nüüd kogemustega või millegi pärast on ainus, kes selle Hyundaiga hakkama saab. No ega vist keegi meist ei ole veel näinud Ott Tänaku väljasõidu videot, sa vist Jaan ei ole, eks? Ei ole, jah. Siis tugineme hetkel tema enda kirjeldusele, mis oli inglise keeles siuke lühike, et sõitsime välja, tabasin kändu ja kahjustasin autot, see oli päris suur tabamus. Ilmselt oli kurvi minnes hoog liiga suur, tõmbasin ratta lukku ja seal oli ka natukene muda või siis kruusa või mis iganes. Kokku viis see kõik selleni, et me ei suutnud seda päästa, peame ootama ja vaatama, kas autot saab parandada. Ei surunud väga, sest polnud nii kiired, et saaksime piire kombata, aga mõned üllatused siiski tulid. Siit raske on millegi taha nagu kinni jääda, et kas see kruus ja muda, mis seal kurvis oli, kas see just saatuslikuks sai või et see on puhas spekulatsioon, eks? Ei seda küll, et ikkagi tundub, et natukene oli kiirust palju ja kui ta Ott suutis teisel kiiruskatsel selle olukorra ära päästa, teha nagu spinni ja sealt puhtalt välja tulla, siis seekord ta seda ei suutnud ja kui me vaatame seda kurvi, kus kohast ta välja läks, siis seal oli ikka seda kruusa oli kõvasti asfalti peal, et seal ei olnud eriti mugav sõita. Aga ralli kokkuvõttes, kui nüüd need sinimust-valged prillid eest ära võtta, siis heitlus on ju pingeline ja tihe. Thierry Neuville juhib vaid 0,7 sekundiga Elfyn Evansi ees ja eks need mehed ka siin ilmselt selle rallivõidu ära otsustavad, kui just midagi kummagiga ei juhtu, eks? No ütleme niimoodi, et mehed ju löövad lahingut. Thierry Neuville ei taha kaotada ja Elfyn Evans ei saa kaotada, kui ta tahab võita maailmameistri tiitlit. Aga mind natukene hämmastab see Sébastien Ogier olukord, et ta bravuurselt teatas küll ralli eel, et ta läheb seda võitma, tal on parim stardipositsioon. Muide, täna panite tähele, kuidas ta lõikas ja tõi seda soi sinna asfalti peale ja kusjuures tagant tulles mehed ütlesid, et vabandage väga, et need ei olnud küll kohalt, kus kohas lõigad, eriti Sordo oli väga pahane. Aga see on Thierry Neuville Sébastien Ogier'le omane ja esimestele startijatele üldse, et teha tagumistele meestele asi võimalikult ebamugavaks, aga see, et ta nüüd ei suuda sellest, nagu ma kirjutasin oma päeva kommentaaris ka, nii-öelda turvalise sõidu režiimist välja tulla. Et see on natuke kummaline, et huvitav, kas ta alateadvuses äkki hakkab mõtlema, et kui ma nüüd siin gaasi surun, hakkan esikoha pärast võitlema, siis ma võin bambusse panna, see tähendab seda, et järgmisel etapil on hoobilt juba
Elfin Evans liider või mis, aga see, et ta jääb ikkagi nüüd, palju see oli, 17 sekundit esimese päevaga 19 sekundiga jääb Elfin Evansist maha, ütleme, seda on siiski palju 7-kordse maailmameistri kohta, kes tegelikult peaks oskama asfaltil sõita küll. Ja ma olen täitsa kindel, et ta sõiduoskused ei ole roostes, küll aga võib-olla on tõesti see kuskil peas asi kinni. Ma just tahtsingi öelda, et võib-olla mees ise armastaks võita ja oleks ju tore seal šampus pritsida, aga kuskil, ma ei tea, kuskil käe sees või kuskil tõesti alateadvuses on see mõte, et mul ei ole tegelikult vaja võita. See 21 punkti, mis praegu seisuga jääb enne Monsat, sellest ju piisab ka tegelikult. Ja tegelikult vaatate hooaega, esimesest 6 rallist võitis ta 4, eks ju. Ja pärast seda nüüd viimasel 4 rallil oli tal ainult 1 poodiumi koht, ehk siis 3. koht. Ja nüüd siit ka ilmselgelt võitu ei tule, kui nüüd 2 esimest meest ära ei kao. Ja kui nii-öelda turvalise sõiduga vormistatakse maailmameistri tiitel, siis on 2 võimalust, et kas see mees on geniaalne või siis ta saab tõesti taeva poolt kingitusi või siis nii-öelda rivaalide poolt kingitusi. Aga siin ei ole ju veel midagi lõppenud. Praegu sõidadki rahulikult siksid seal ja vaatad, kuidas Neuvill ja Evans ees lahingut löövad ja nii kaua kui üks neist kukub ja see oleks juba Osieele kindlasti kasuks. Ma korra segan ilusale dialoogile vahele siia. Tegemist on ju 7-kordse maailmameistriga. Et ilmselt ta teab väga hästi, mida ta teeb. Ja tal on kõik punktid välja arvestatud väga täpselt, kus ta olema peab oma kiirusega ja kui ta on seda 7 korda teinud ideaalselt, siis ilmselt ta teab midagi teistest rohkem ja kui eelmise aasta lõppu isegi vaadata, kui Evansiga võitlus oli, siis kogemused mängivad seal rolli ja ma arvan, et seal muretseda pole vaja midagi, vaid see on väga, väga teadlik tegevus, mida ta teeb, et ilmselt ta sai ka aru, et ta kiirusega seal võitu ei püüa, järelikult on vaja teist taktikat. Ja aga tegelikult ei ole praegu siin poole ralli pealt mõtet neid punkte lugema hakata, et ootame ralli lõpuni, vaatame, mis see punktikatse ka veel kaasa toob, eks. Et see on nüüd küll niisugune koht jällegi, kus saab kõvasti võita, saab kõvasti kaotada. Ja siis lööme punktid kokku ja vaatame mis siis on, kas Ogier on maailmameister või siis lahing jätkub Monsas. Kuule, aga Jaan, seleta seda, et kuidas on nii, et Peep tuleb alati tagasi Oti poodiumi kohtadega ja sinule jäävad need õnnetud rallid? No täna rääkisin just Peebuga ja ma ütlesin ka kurtsin, et näed, et nüüd ei ole siin nagu suurt midagi nagu teha ja kõik ja siis Peep loutus mind, et tema on ka mitmel rallil täpselt sarnases olukorras olnud, et siin on isegi hästi, et sai päeva esimese poole nii-öelda võitlust nautida, on ju olnud ka nii, et kui kas Ott Tänak või Marko Märtin langevad veidikene varem juba välja, eriti just Marko Märtin, kes on kas esimesel katsel sõites või siis testikatsel probleemidega välja läinud, nii et see oleks veel nukkam. Kui elu on nii, ju siis ma olen ebaõnne sõdur, aga tegelikult ma oleks täiesti selle poolt, et keegi mingi saatuse sõrmu ütleb, jah, Martinson, alati kui sina rallil käid, juhtub Otiga mingi jama. Alati kui Peep rallil käib, läheb hästi. Ja siis ma oleksin täiesti nõus, et Peep Pahv võtaks kõik need MM-rallid endale, eriti need kaugemad rallid. Järgmine aasta on Uus-Meremaa ja Jaapan. No just tahtsin küsida, et te olete juba kalendris paika pannud, kes kuhu läheb, et lennupiletid lähevad järjest kallimaks. Soomlastega rääkisin just Soome ajakirjanikega, nemad loodavad, et Uus-Meremaal ikkagi enne järgmist rallit tuleb taas üks koroonapositiivne inimene sinna saarele satub. Ja see tähendab seda, et kohe saar pannakse kinni ja rallit ei toimu ja siis ei pea nii kaugele sõitma. Et kui siin räägite, et Austraalia lahtised tennise meistrivõistlused plaaniti koroona tõttu mängida Dohas, siis äkki saaks Uus-Meremaa ralli ka korraldada näiteks Lätis. Et sellega ma oleksin täiesti nõus.
Kuule, mis sa nüüd homme üldse teed, seda enam, et Ott veel ei tea, et kas ta homme jätkab või mitte. Ma tean, et üks kena lõbustuspark on seal samas rallipargi lähedal. Äkki võtad selle plaani või? Tead, ma ei ole niisugune lõbustusparkide mees, ma seal samas kõrval kohe nad sõidavad sinna mingi nii-öelda Ameerika raudteed ja sõidavad üles ja sõidavad alla ja kiljuvad, neil on paha olla, pärast oksendavad ja ma ei saa aru, miks selle eest peab ränka raha maksma, noh. Ma arvan, et seal all rallipargis on täpselt sama tunne. Eriti pärast Oti väljasõitu. Ja. No, lõbustuspargis jah, et ma arvan, et paha tunde saab ka teistmoodi väga hästi tekitada. Aga homme ma lähen räägin seal rallipargis ringi ja ma tahaks ikkagi teada natukene, et kuidas on Hyundai uue auto arendamisega valmis saanud ja mida just Latvala mõtleb järgmise aasta Ralli 1 autost, mille kohta Tänak ju väga hästi ütles, et see on nii kesine auto, et see ei vääri WRC nime ja nii ta ongi, eks see paraku mul töö on ja midagi ei ole teha, elu on selline. Elu on selline jah, kuule aga selge, kena õhtut sulle täna sinna Jaan mingi raamatu ja väikse konjaki seltsi, et homme kohtume. Kohtume. Siis stuudiost Rolandiga jätkame, ilmselgelt Oti videot meil siin näidata ei ole, sest arusaadav ei ole jututuju just pärast sellist juhtumit, aga no sinu selline eksperthinnang sellele nüüd, mis siis nagu valesti läks, et me pole kumbki videot näinud, aga arutame siis. Kõigepealt jälle, mulle meeldib neid videoid või intervjuusid kommenteerida, kui Peep on või kui Jaan on, et Portaventura lõbustuspark, väga tore koht. Olen käinud, olen sõitnud konkreetse Ferrari Ameerika mägede peal, nii et soovitan kõigile. Aga Otist, no olgem ausad, ega see päev oli pigem selline kannatuste jadadel, et auto oli väga alajuhitav, nagu ta mainis mitu korda. Ja kindlasti lõpuks ka, minu isiklik arvamus on see, et see sama probleem siis tegelikult ka väljasõiduni viis, et autot paika ei saanud, niisama lihtne selle seadistamine tõenäoliselt ei ole, kuigi me saime ka teistelt sõitjatelt seda kommentaari, kui ma ei eksi, Adrien Formeau ütles, et auto oli liiga jäik, alajuhitav, natuke timmiti sealt eest antirollbaari ehk siis stabika varast ja natuke tagant pehmemaks, et Fordi puhul see veidi töötas mingil määral, aga selle auto puhul kindlasti katsetati mingid sarnased asju, no ei tööta, et kas seal on siis mingi balansi teemat hakata vaja juba timmima, et seda paremaks, mugavamaks saada, no tundub hästi keeruline auto selles mõttes, kui Ott selle seadistamisega on natukene keerulises olukorras. Aga jah, see väljasõit konkreetselt ma videotele näinud ainult autot seal teeres, aga ega see tõenäoliselt oli, et vasak kurv oli väga kruusane paremasse sisse minekuks edasi, kus toimus väljasõit, siis oli hoogu palju. Keerama tõenäoliselt autot ei saadud ja kas siis auto läks ise libisema või oli vaja kasutada käsipiduri abi, mis siis juba viis selle auto sinna päris kruusa peale ja seal olidki juba puud ja kennud lähedal, et ma arvan, lihtne kokkuvõte, tõenäoliselt midagi sellist oli. No aga sellest samast kruusast rääkides, mäletab, mis me eile ütlesime, et me ei hakka lõikama, siin ei ole lõikamiskohti, üldse ei ole. Ja siis tuleb Ogier, kes on ju super Mihkel lõikamistel, et ja toob kogu selle sodi tee peale. Ja sellest ma väga hea meelega räägin kohe. WRC sõitjad on sellised huvitavad tegelased. Nagu Jaan ka ennem ütles, et Ogier läheb ja lõikab sealt eest, kuigi vajadust ei ole. Tõenäoliselt oluliselt ohutum ja vähemalt sama kiire on sõita tee pealt. Aga seda teeb ikkagi ta. Ja kui juba üks seda eest teeb, ega siis teistel enam muud valikut ei ole. Ta peab sõitma seda joont mööda, kust lähevad teised autod, sest mujal on juba oluliselt kruusasem see olemine. Ja väga lihtne luguna. Kui üks läheb eest, siis teised tulevad järgi ja midagi teha ei ole ja see esimene, kes läks, tegi seda täiesti ilma põhjuseta. Ajalises mõttes siis. See esimene, kellel ka number 1 on auto peal. Just, et see aega tal juurde ei andnud, kindlasti. See tegi tema sõidu kindlasti kohati ohtlikumaks või siis rehvidele ohtlikumaks, aga nagu Sordo kommentaar mulle meeldis, et kus ta ütles, et need seal ees lihtsalt lõikavad täiesti ebaloogilistes kohtadest, kust ei ole vaja lõigata, sõitke tee peal. Täiesti korralik tee, miks te ei sõida tee pealt. Ja tegelikult Rally Estoniaga tuli ka hästi sellist
hästi palju kuulda oli, eriti meil eestlastel, kes me teame, me oleme neid teid sõitnud seal palju. Ja kui mina sõitsin Rally Estoniat, siis mitte sellel aastal, eelmisel aastal, ja sa lähed sealt ja vaatad, no mitte kunagi pole keegi sealt lõiganud. Ja lihtsalt nagu põhimõtteliselt ütleme, kerge kurv, sirge tee. Ja vanad paned niimoodi ratta sisse, et see on täiesti uskumatu, mida, kuidas, WRC auto lubabki seda teha. Ja no seda tehakse, midagi teha, aga Hispaania puhul jah, sealt ajavõitu, kui sellist kindlasti ei tule sellest lõikamisest, et see võib olla mingi Ogieri taktika loomulikult. No aga selle taktika võib sama hästi ka veega alla lasta, sest võtame esimese katse, Ogier sai Evansilt 8 tappa. Ja mis teebki selle olukorra selles mõttes nagu mis ma ütlen, ma ei hakka ütlema kurvaks, eks kõik saavad ise seal oma sõiduga hakkama enamasti hästi. Kahjuks jah, üks katkestamine põhimõtteliselt selle kruusa pärast tuli. Et no ei ole selles mõttes tal seda võidu peale sõidukiirust, et mis siis teha on siis kogu austuse Ogier vastu, ikkagi ta siis otsustab kasutada seda taktikat ka, et nii-öelda kruusa ja kildu veidi tee peale tuua, et tagant oleks natuke ebamugavam tulla. Ja Sordo, kellel peaks ju tee olema siis kõige mustem, on ikkagi pärastlõunal Ogier'ga vahet järjest vähendanud ja nüüd jääb vaid 5,4 sekundi kaugusele poodiumist. Ja selles mõttes ma arvan, Sordo väga head sõitu teinud ja kodupubliku ja ilmselgelt alati soovitakse võidu peale sõita, aga loomulikult, et tegelikult isegi üllatav või mis üllatav, tore oli vaadata, et ta teistel ringidel nagu sai ka ikkagi nagu väga hästi tuldud, kui olid olud võrdsemad. Et see andis mingisuguse huvitava pildi jälle ette, et kuidas need teised ringid just ajad seal kulgevad oma vahel, et Sordo poolt minu meelest väga viisakas sõit ja ma üldse ei oleks üllatunud, kui ta homme hakkab poodiumit sihtima. Neuvilli kommentaar oli huvitav, et Neuvill ka väga ideaalne pärastlõuna võib öelda, et mida mustem oli tee, seda kiiremaks ta läks, et kuidas seda seletada, et Hyundai nendes kruusastes oludes saab nii-öelda paremini hakkama, ikkagi segaralli meil. Jah, ega ütleme, seda on niimoodi keeruline ilmselt kokku võtta, et iga sõitja jaoks omad olud, mis talle meeldivad on, et see olu, mis mulle meeldib, see tõenäoliselt mõnele teisele ei meeldi ja Neuvilli puhul kindlasti need sellised veidi keerulisemad olud kohati sobivad järelikult ja kindlasti, nagu ka Jaan mainis, siis auto sobib talle väga hästi. Selles ei ole kahtlus, see auto on talle ehitatud, tema järgi ehitatud, nii et see kõik kokku nagu mängib sellised kaardid talle kätte, et ta suudabki võidu peale sõita siin. Aga jälle kruusa osadest nii palju veel, et kui me räägime siin kruusalõikudest ja sellistest normaalsetest lõikamistest, et kogu ralli peal on seda tegelikult vähe, et seal on mingi üks katse äkki oli, kus oli seda rohkem, aga tegelikult need on sellised üksikud kohad, mis teevad lõpuks kogu sellise katse olemuse natuke ebamugavaks. Elvin Evans jääb siis 0,7 maha, nagu öeldud, et ideaalne variant oleks ju see, et Evans võidab selle ralli, Neuvill tuleb sinna teisele kohale ja Sordo veel möödub ka Ogier'st, et see punkti vahe oleks Monzasse minnes võimalikult väike. 25 12, et see, mis see punkti vahe siit rallilt tuleks ilma power stage'ita. Et loomulikult ma ei taha öelda, et Ogier'lt tuleks nüüd tiitel ära võtanud viimasel rallil, aga ma tahan, et Monzas oleks ka midagi mängus, et me ei läheks sinna ringrajale, mis kuuldavasti ongi enamasti ringrajal, et me ei läheks sinna niisamalt arutama. Ogier võtaks selle, ma tahan, et ta võtaks selle võidu viimase ralli punkti katsel, et Jaa, ma olen täiesti nõus, et Ogier meeldib mulle väga. Ma väga loodan, et ta saab järgmise tiitli aga jah, see mängulisus, kui ma ise ühes nendes autos istu, kes seal tiitli peal sõidab, siis ma loomulikult tahan mängulisust ja sellist võitlust näha. Ja kõige parem loomulikult, nagu sa ütlesid, kui Power Stage'il selgub see asi seal Monzas. Aga sellegi poolest, et ma arvan isegi, kui täna Ogier lõpetab 4. kõik on nagu väga hästi. Mis see punkti vahe üldse praegu oli siia tulles? 21, siia tulles oli 24. Kui hetkel punktid lukku lüüa, siis oleks 21. Ja, et isegi kui ta võtab 4. koha, siis ta punkti vahe tuleb 12 punkti on ju. Ja sinna jääb natuke talle veel ruumi ilusti, et siis selles mõttes saaks väga põnev lahing olema Monzas, et Ogier kindlasti seal
juba peaks minema võidumõtetega, et seal ei saa enam mitte midagi muud olla, isegi on ebamugav, siis tuleb suruda isegi ebamugavuse olukorras võidu peale. No hetkel, kuidas tundub, et kas, Ossier ütleb, tal pole nagu autoga kindlust, et kas see üleöö saab nüüd kiirelt midagi auto seadistuses muuta, et homme oleks jõudnud vahekord teistsugune? Ja ma arvan, et me oleme Evansi puhul seda vist kogu hooaja jooksul näinud kõige rohkem, et reedesel päeval ta ei saa väga hakkama ja laupäev tuleb sellise hooga, et hakkab võidu peale heitlema. Neid rallisi Evansi puhul on väga palju olnud see aasta ja Ossieri puhul ma arvan, et ei ole mingi probleem see, et nii-öelda kurdab oma mured ette seal õhtuses services insenerile ja siis on põhimõtteliselt ju kogu aega mõelda, mida autoga teha ja hommikul need kiired seadistusmuudatused ära teha. Et ma arvan, et selles mõttes kõik on võimalik, et seda tunnet nii-öelda mugavamaks autos saada. No me spekuleerisime siin, et kas Ott tuleb rajal tagasi või mitte, aga reaalselt on tal üldse mõtet tulla? No ma arvan, jah, ega isiklikult ta tõenäoliselt isegi ei viitsiks äkki. Ta pigem tuleks koju ära. Samas kulude kokkuhoid ju ka tiimile? Noh, mingil määral kindlasti. Aga ma arvan, et see info ja data, mida on vaja koguda, on suurema väärtusega. Aga autoinfot sa nagu nii kogu, sa koguda nüüd sellisel juhul näiteks ka refi infot. Noh, refid, legend, enda mingid tunded. Loomulikult ega ka ütleme nii, et sellest WRC autost kindlasti mingid teadmised viiaks üle Rally 1 autosse, et see ei ole nüüd nii, et sellega anname maha ja kõik see eelnev info on unustatud, et kindlasti see mingid data ikkagi viiaks üle ja kuidas mingid seadistusmuudatused mõjutavad siis seda head tunnet. Ma arvan, see on kõige suurema väärtusega, et kui Ott sõidab edasi ja ta lõpuks saaks selle auto paremaks enda jaoks, et see oleks kõige väärtuslikum info, et me ei tea järgmisest aastast midagi, nemad ei tea, et kui järgmine aasta see Hyundai samamoodi on näiteks Hispaanias alajuhitav, et siis nad teavad, et eelmine aasta lõpuks tegime need muudatused, kui et saime auto paremaks ja siis saab proovida seda uue auto peale, et nii kaua, kui seda auto võimalik parandada, ma ei näe küll põhjust, miks seda tegema ei peaks. No räägime siia saate lõppu natuke teistest klassides ka. WRC 2 arvestuses läks Georg Linnamäel nihu 5. katse, vahetas seal ilmselt refi, mis täpselt juhtus, seda me veel vist ei tea, on ju? Ei, praegu pole kuulda olnud. Ja sinna läks siis 3 minutit kaotust Erik Kamillile. No terve päev siis Kamilli ja Ösberg pidasid tihedat võitlust, aga see sama 5. katse sai saatuslikuks Ösbergile. No see katselõpu intervjuul läheb jälle klassikasse, et küsitakse siis, et mis juhtus? Ref läks puruks. Kus see juhtus? Katse peal. Mille otsa sa sõitsid? Tee. Et see võtab mu aasta kenasti kokku. Ösbergi puhul 100%, et ma ei tea. Ta vist mis kurjad sõnad ta ühel rallil ütles seal lõpus, et vist mingisugune said sellest trahviga? Ja sai trahvi, mille eest ta seda maksti. Ja, et ta vist mingisugune Pirelli jumal tuli ja karistas teda nüüd, et see on jah, ma arvan, et võime juba öelda, et see on nagu naljakas, kui Ösbergil läheb ref kätki, et no mis sealt nüüd, kas seal katse lõpus tuleb midagi või mis sealt nüüd saab, et tal on jah seda ebaõnne rehvidega see aasta väga palju olnud, aga Linnamäest nii palju, et tegelikult ma arvan, ta on küll Hispaaniat varem sõitnud Iberica Cupi raames Peugeot 208 R2 autoga. Et iseenesest ma arvan üpriski viisakalt tulnud. Ma just võrdlesin Huttuneniga, kellel võib-olla olid mingid väikseid probleeme selle autoga, aga tundus mõistlik kellega võrrelda ja ütleme, ei olnud need vahed suured, et ja kui me võtame loomulikult liidri, siis need vahed on suured, aga ma arvan, et kui nii kaua, kui ta tee peal püsib, on jälle ralli korras, et ma arvan, et Linnamäelt järgmine aasta võiksime hakata ootama mingid suuremaid tulemusi alles. Noh, sellel rallil enam midagi püüda ei ole, sest vahed on nii suured, et Chance Johnston jääb 2 minuti kaugusele. Räägime junior WRC-gast ka, et tegelikult on 6. katse veel käimas sel hetkel, kui me seda saadet salvestame, aga Robert Virves on väga tublisti sõitnud. Ma toon kas või siin hommikuse ja pärastlõunase võrdluse, et esimesel katsel kaotas John Armstrongile 16,9, pärastlõunal samal katsel juba 6,9.
Teisel katsel kaotus 13,2, pärastlõunal Nokiga 16,6, kolmas katse hommikul 5,1 ja õhtul just kuues nagu käib, et aga mõned 2 katset ikkagi päris korralikult pannud, ühe eriti. Väga hästi tuleb, ei saa midagi halba öelda. Ja ütleme 5,3 sekundit poodiumist taga siis eelmise katse seisuga. Ma ei tea, ma ütleks, et väga hea. Muidugi Roberti puhul on see, et ta on sõitnud see aasta väga palju asfaldirallis juba ka, et seda kiirust võikski juba tulema hakata, et see esmane idee, kuidas asfaldi peal sõita on nagu kätte saadud. Kui ma ei eksi, seal kuskil 5 ralli võiks juba olla see aasta asfaldi peal tal. Et sõidetud on, ütleme, mõistlik kilometraaž juba, et kiiresti sõita ja seda selles mõttes näitab, et loomulikult John Armstrong, sarja liider ka, ongi selgelt kiiremdest ja ta on selge eesmärgiga sarja ära võita, aga nii kaua, kui ta suudab seal ilusti poodiumi konkurentsis püsida, on väga tubli. WRC-s me ei rääkinud veel M-sportide omavahelisest heitlusest, et kui eelmisel rallil Soomes oli Grimsmith kõvasti peal, siis selle kord on Formeau 18 sekundiga peal juba 6 katse järel, et Formeau, kes seda rallit vist minu mäletamist mööda ei ole sõitnud kunagi. Ma seda fakti ei tea, kas ta on sõitnud või ei ole, aga jah, ütleme nii, et isegi see vahe on väike selles mõttes, et ma arvasin, et Formeau paneb siin vähe kõvemini ausalt öeldes. Ja Greensmithist ma ka veidi arvasin võib-olla, eeldasin natuke rohkemat, kuigi tal mõni selline päris viisakas katse on olnud. Aga ta ikkagi sinna ütleme, ma top 3 nüüd ei hakka ütlema, et ta võiks sõita oma aegasid, loomulikult võiks, aga reaalsus näitab midagi muud, aga sinna top 5 ta võiks juba hakata vaikselt sättima ennast oma kogemuse pealt, et ütleme, kui seda ka järgmine aasta ei tule, et siis juba läheb selliseks küsimuseks, et kas ta piirid hakkavad nagu jõudma kätte, et autos on istutud küll juba. Aga vaatame, kui äkki veel selline arenguipe tuleb iseenesest minu meelest ka väga selline sümpaatne sõitja ja ma tean, et kui palju ta tööd teeb selle nimel, et tal karjäär edeneks ilusti ja kõik läks paremaks. Aga ütleme selliseid, isegi mitte ralli tulemuses ma ei oota paremaid tulemusi, aga just katseaegasid, et ta suudaks vahepeal mingi katse peal, mis talle paremini sobib üllatada. Ja sinu ennustus, et Nils Solans võib saada Oliver Solbergile vastu, pole ikkagi päris realiseerinud, kuigi ega need vahed väga suured ei ole seal. Ja tegelikult Nill väga jälgisin teda hommikul kohe, et väga hea hooga alustas ja ta oli Solbergist kiirem, aga see katse, kus tal kõigepealt klaas läks uduseks, sõita ei näinud, pärast tegi pool spinni, treffid olid üle kuumenenud, et see kindlasti natuke, ma arvan, et tõi maa peale tagasi, et peab natuke vaeva nägema, et seal tee peal püsida ja aegadest on see kajastunud ilusti, et kindlasti ta hoiab tagasi, ma üldse ei kahtle selles, aga hommik oli küll selles mõttes ilus, et ta oli nendest nii-öelda noortest ikkagi kiirem kohati. Ja olgem ausad, ta on sõitnud WRC autoga täpselt 6 katset oma karjääris. Et kuidas sa hindad? Näed sa rohkem potentsiaali kui Pierre Lubel? Selle jaoks pigem oleks vaja mingid kruusarallisi ka vaadata, et kuidas tal on. Hispaania ja asfalt on ikkagi kokku loodud, eks? Just, et tegelikult Pierre-Louis Lubel on WRC2 maailmameister, ta oli väga-väga kiire WRC2 autoga. WRC autoga on see asi nagu üpriski, ütleme, kehvald juba, ma arvan, ainuüksi tulemuste pärast, et ta isegi ei saa rohkem üritada, et ainus üritus peab tal olema see, et ta rallid lõpuni jõuaks, aga ei, kui Niil saaks veel, ma arvan, seda võimalust, siis ma üldse ei kahtle, et sealt ka hakkaks tulema. Homme siis alustame otseblogiga 7. katselt 9.44. Muidugi kuulame ära ka, mis mehed enne hooldusalast väljumist siis WRC All Live'ile räägivad. Kõige rohkem, et siis mis Ott on, mis järeldused on teinud võib-olla tänasest päevast ja kas ta üldse jätkab ja mis seal siis Hyundai Leeris toimuma hakkab ja siis õhtul olenevalt sellest, et kas meil on Oti videot oodata või mitte, sätime ka endale podcasti ajapaika.
Aitäh tänaseks. Las küsivad ka rahvas natuke meilt. Küsimusi pole tõesti. Mulle see Q&A voor meeldib siin. Ja Q&A voor on kehvakes nädalavahetus olnud, et qskaik@delfi.ee. Pange kohe mõni küsimus teele, kui ei ole küsimusi, ma ei tea. Panin ise siis. Mõelge midagi välja. Hakkame ise panema üksteisele, jah. Sõbrad ka joonistage, kirjutage meile, et ega muud midagi, et magame välja kena reede õhtut, kes plaanib midagi lõbusamat teha, siis aga homme kindlasti 9:44 äratus ja paneme edasi. Homseni. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.